Mina olen arhitekt Tiit Sild ja räägin teile täna sellest, milliste aspektidega tuleb arvestada, kui te plaanite enda majale juurde ehitada. Tüüpilised sellised juurdeehituse vajadused on siis uue esiku tuulekoja trepikoja ehitamine, mingitel juhtudel hoone laiendamine, katusealuse väljaehitamine, vitskappide juurde ehitamine, teise korruse juurdeehitus, samuti eraldi toa või suvetoa või veranda juurde ehitus. Siis räägime mõne sõnaga sellest, milliseid projekte teil vaja on. Et kõigepealt on kindlasti vaja arhitektuurset projekti. Arhitektuurne projekt on siis selline projekt, kus on teil hoone täpselt sellisena, nagu te soovite üles ehitatud. Arhitektuursel projektil on näidatud juba ka hoone materjalid, millised pihid välisseintest on. Arhitektuurse projekti alusel saab ka näiteks energiamärgise tellida, kui vaja on, ja taotleda ehitusloa. Kui teil on tegemist veidi suurema juurdeehitusega, siis võib juhtuda, et teil on vaja konstruktiivse projekti tellida. Konstruktiivne projekt on siis selline insenertehniline projekt, kus siis insener arvutab läbi teil näiteks talade läbipained ja kui teil on palju suuri avasid näiteks laienduses, siis kindlasti on inseneri teadmine siin vajalik. Ja siis vajadusel sõltuvalt, et kus te oma majaga olete, milline on maja seisukord, tuleb tellida juurde ka eriosade projektid ehk vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, elekter ja ka nõrkpool. Millisel puhul siis, kui teil on projekt olemas, on ju, et kas teil on vaja siis ehitusluba välja ajada või on teil piisab ehitusteatitest. Protseduuriliselt arhitekti jaoks või projekteerija jaoks siin väga suurt vahet ei ole. Siin on mõningad erinevused ehitisregistrisse andmete sisestamisel ja on ka erinevused selles, et kas ehitusele antakse ehitusluba ehk see käib läbi näiteks vallavalitsuse istungil või vastava osakonna juhtkonna tasandilt või siis antakse see ehitusteatis nagu lihtsalt ametniku poolt välja. Ehk et väike erinevus siin on, aga nagu arhitekti poolt vaadates mitte väga suur, et töömahku võib-olla väga väiksel määral erinev. Kui te laiendate hoonet alla 33% olemasoleva hoone maapealses kubatuuris, siis üldreeglina on teil piisab ehitusteatisest ja kui te siis laiendate üle 33%, siis on vaja ehitusluba. Ehitusteatise alla käivad ka näiteks väikeehitused, et alla 20 ruuduse väikeehituse puhul ei ole isegi ehitusteatis vajalik. 20–60 ruutusid on veidi erinevad reeglid, aga põhimõtteliselt saate ehitusteatisega oma asjad aetud. Mida siis veel vaja võib minna, et vaadates nüüd alusmaterjale, et kui me hakkame projekteerima, siis tegelikult oleks ideaalne arhitekti jaoks see, kui oleks olemas hoone mõõtsusprojekt. Ja väga sageli puuduvad hoonel sellised alusjoonised, üsna sageli ütleme niimoodi, et enamikul jaol siiski on need olemas, et teil on kas või mingi Eesti-aegne või nõukogudeaegne arhiiviprojekt, kus on maja üldjoontes kirjeldatud, et tegelikult see arhitekti jaoks juba muudab tegevusi päris palju lihtsamaks. Ja kuidas meie oma büroos tavaliselt asju teeme, on see, et me joonistame selle maja sellise arhikäidi mudelisse sisse ja vaatame, kuivõrd see selle reaalsete piltidega kokku läheb. Koha peal teeme siis kontrollmõõtmised ja kontrollime üle, et tegelikult see, mis paberil on pandud, vastaks ka tõele, sest päris tihti on niimoodi juhtunud ka, et maja on planeeritud. Planeerimine ja ehitamine on kaks eri asja. On see, et vaatad projekte, vaatad reaalset hoonet, seal on ikkagi päris suured erinevused kohati. Ja siis mida siis teha esimese sammuna, et kui teil on plaan ehitama hakata või hoonet laiendada, peaksite kindlasti rääkima kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku või arhitektiga, tutvustama oma ideed, võtma projekteerimistingimused, võiksite selgitada ka välja piirangud, et ütleme miljööväärtusliku ala või muinsuskaitse all olevad hooned, et kui teil on näiteks vana maja, näeb piisavalt vana välja, siis tasub see asi üle kontrollida, et pärast ei oleks ebameeldivaid üllatusi, teaks asju õiges järjekorras teha. Ja meie arhitektuuribüroo Sport pakume 3 ühes lahendus ehk et kui teil on vaja, kui te soovite, siis me aitame teid ka asjaajamisega kohaliku omavalitsuses, mis tähendab, et kui me projekti juba teeme, siis me laeme need ehitusregistri kaudu üles. Tavaliselt kohaliku omavalitsuse kommentaarid projektile, tahab midagi muuta, midagi veel näha, ja siis viime need muudatused, siis laeme uuesti sisse, ehk et see menetluslik pool on meie kanda. Projekteerimine loomulikult, ehitusprojektide tegemine, seletuskirja, tasendiplaanid, kõik vajalik dokumentatsioon ja siis ka ehitusloa taotlemine. Et siin kohati näiteks
mis ma veel välja tooksin sellistest võib-olla keerukustest on see, et tuleb näiteks Päästeametiga eraldi rääkida või mingit lahendust otsida, siis tegeleme ka selle poolega. Rääkides siis sellistest suurematest projektidest, kus teil on vaja eskiisprojekt, eelprojekt ja põhiprojekt, mis on siis erinevad projekti staadiumid. Eskiisprojekt on meie ja teie omavaheline kokkulepe, eelprojekt on dokument, mille alusel saab ehitusloa taotleda ja põhiprojekt on siis samm edasi, kus on ka sõlmed ära kirjeldatud, põhisõlmed ja antud avatäidete spetsifikatsioonid. Ja siis organiseerime teile juurde projekti juhtimisena eriosade projektid, vajadusel siis konstruktiivse projekti, muud projektid ja aitame ka leida mõõdistusprojekti tegija. Ehitusloa menetluse osas siis laeme projekti EHR-i üles, täiendame vajalikud andmed, suhtleme kohaliku omavalitsuse ametnikega, suhtleme vajadusel Päästeametiga ja proovime seda teha kiiresti ja efektiivselt.